Täna räägin sulle sellest, kuidas valida omale õige suurusega pilli ja miks see üldse õige suurusega pill on oluline. Kui on ülipisike pill, siis on lihtne aru saada, et jah, see on liiga väike ja peaks olema suurem pill. Aga kuidas ma saan aru, et mul ikkagi on õige suurusega pill, mitte ei ole liiga suur, mitte liiga väike. See pisike pill, mis mul siin käes on 1/8 suurus pill. Seda näeb väga-väga harva ja tavaliselt seda ei ole ka vaja. Aga kui alustav õpilane käib näiteks lasteaias või esimeses klassis, aga on väga väikest kasvu, siis see sobib talle väga hästi. Oluline on pilliga lihtsalt see, et siit mahuks käsi üle ja siit oleksid pingutid siis silmade kõrgusel umbes. Kui ma võtan oma pilli kätte ilusti, pingutid silmade kõrgusel ja käsi ulatub ilusti keelte peale niimoodi, et küünarnukk ei lähe üle, aga samal ajal ka ei ole siit liiga kaugel. Ehk siis parasjagu, et on hea võtta õige mänguasend. Ja just nimelt selle õige mänguasendi jaoks ongi vaja õige suurusega pilli. Sest kui pill on liiga suur, valetame, et see muutus nüüd hästi-hästi suureks pilliks, siis peab tooma käesid kaugelt, kõrgelt ja siis siirutama seda vasakut kätt hästi kaugele. Kui mul on siit hullult üle, ehk siis läheb see küünarnukk valesse kohta, siis on väga-väga lihtne tulema igasugused jamad mängutehnikasse ja sisseharjunud jamasid mängutehnikas on väga-väga raske välja harjutada. Praegu on mul käes 1/2 suurus pill ja tavaliselt noortele alustajatele õpilastele ongi see kõige parem suurus, sest tavaliselt alustatakse pillimängu kuskil 7-aastaselt, 7-8-aastaselt ja see tähendab seda, et see 1/2 pill on sulle ilmselt täpselt paras. Kindlasti ärge ostke suuremat pilli selle jaoks, et siis on ühe korraga ja siis jätkub pikaks ajaks. Sest võib juhtuda just nimelt see, et suurema pilli pärast ei saa laps omale õiget mänguasendit sisse harjutatud ja kaob harjutamishuvi üldse ära, viskab pilli nurka ja ongi selle kitarriõpingutega kõik. Aga kui õpilasel on õige suurusega pill, ta saab kohe algusest peale õppida õiget mänguasendit. Kuidas saada aru, et pill on liiga väike? Just nimelt ongi see, et kui panna käsi siia peale, siis enamus sellest käsivarrest jääb ikkagi siia poole. Ehk siis sa ei saa seda head toetuspunkti, mis on siin umbes keskel, et see puutekoht hoiaks siis tervet käed stabiilsena. Ja praegu, kui ma panen ta õigesse kohta, siis need keeled peaksid kuskilt siin olema. Ehk siis see pill on mulle liiga väike. Ja teine asi on muidugi see, et see vasak käsi peaks olema siin kuskil need esimesed. Ja ongi see, et kui ma tahan siit neid alumisi vahesid võtta, siis pill on madalamal, kui õige pill oleks mul, õige suurusega pill. Ehk siis vahed on väiksemad ja ebamugavam on võtta paljusid asju. Lisaks on väiksemal pillil ka väiksemad vahed keeltel, ehk siis keelte tabamine võib olla raske, kui sul on suuremad sõrmed. Pilli suurustest veel. See on siis 3/4 suurusega pill. See on kitarrisummuti, millega siis teha niimoodi, et ta lihtsalt ei kõlaks eriti. No, ta ei tööta just kõige paremini, aga ülejäänud keeled summutab ära küll. Kui sa ei tea, mis on õige kitarrisummuti, mida saab niimoodi teha, siis vaata kitarrisummuti videot. Sest õige kitarrisummuti on hulga kasulikum. Nüüd 3/4 suurus on tavaliselt hea siis, kui õpilane on juba 9-10, umbes niimoodi. Ja kõik muidugi oleneb õpilase kasvust, erandeid on mõlemas suunas. Ehk siis tihti on vaja juba varem suuremat pilli, aga tihti on ka niimoodi, et päris pikalt saab ühe pisema suurusega mängida. 3/4 pill on 4/4 natukene veel väiksem, aga enne seda, kui on 4/4 suurus, on siin vahel veel üks selline suurus, mida väga tihti ei teata, on 7/8. 7/8 suurus on hea siis, kui see 3/4 on jäänud väikseks, aga 4/4 on veel liiga suur. Enda jaoks õige suurusega pilli leidmiseks on 2 peamist varianti. Üks on see, et kui sul on õpetaja,
siis küsi õpetaja käest. Las ta proovib, vaatab, kui pikk sa oled, milline pill sulle kõige paremini sobib ja siis saad juba minna pilli ostma. Teine variant on see, et isegi kui sa kavatsed osta pilli internetist, siis mine pillipoodi. Võta oma jalapink kaasa, kui sul on jalapink juba, kui ei ole, küsi sealt koha pealt ja siis võta seal ja proovi. Lase klienditeenindajatel endale pakkuda õiget suurust. Ja just nimelt, et kui nad hakkavad sulle midagi kohe juba ärima, siis rahulikult ütle, et ma tulin täna pilli suurust proovima. Ma tahan teada, mis suurusega pill mulle sobib ja siis ma juba mõtlen edasi. Ära osta lihtsalt suvalist pilli. Jah, kitarr, tulen kooli. Sest väga tihti olen näinud, kuidas õpilane tuleb 3/4 pilliga või 4/4 pilliga, aga tegelikult sobib talle 1/2 suurusega pill. Ja ongi olnud sellist varianti ka, kus see suur pill tõepoolest ongi rikkunud mänguasendi ära, sest õpilane lihtsalt ei saa võtta selle pilliga õiget mänguasendit. Ja siis sellel hetkel, kui ta on juba siis ise kasvanud selle pilli jaoks õigesse pikkusesse, õigesse suurusesse, siis on tal sisse harjunud juba need halvad mänguharjumused, millest on siis raske lahti saada. Kontrolli, et sa istud sellise tooli peal, kus sul on parema jala põlv täisnurgal risti. Hops. Niimoodi. Ja siis, kui hakkab pill sul põlve pealt ära libisema, siis tõenäoliselt on liiga suur pill. Või siis napilt suur. Kui sa hakkad üles tõstma oma parema jala kanda, et muidu on niimoodi ja hakkad tõstma kanda üles, et kompenseerida siis seda, et pill ei hakkaks ära minema, siis tõenäoliselt on liiga pisike pill. Siis tallad ilusti maha, pill istub ilusti süles, pingutid on silmade kohal, silmade kõrgusel, käsi ulatub ilusti keelteni, et küünanukk ei lähe üle ja ei ole ka liiga siin, siis ongi sulle õige suurusega pill. Esimene pill ei pea olema väga kallis. Võib olla täiesti vabalt see Yamaha sari, mis on kuskil 100 euro ringis. 100 euro ringis on uued pillid, 130 on mõnikord see täispill, aga kui sa hästi hoiad, selle saad ju hiljem ka mingisuguse mõistliku summa eest ära müüa. Alguses õppimiseks sellest piisab täiesti. Aga kui eelarve on pisut suurem, siis väga-väga head pillid on näiteks Paco Castillo firmal. Kõik õpilased, kes mul on selle firma pille ostnud, nende pillid on väga-väga kvaliteetsed, väga hea kõlaga olnud. Head pilli valimist ja näeme juba järgmine kord.